Me teeme nüüd sellise katse, et sina lihtsalt kõigepealt oled, seisad. Ja mina hakkan sind häälega ründama. Nüüd sama asi, aga seisad ja kui mina hakkan, siis sina hakkad vaikselt mõmisema. Selle asja teraapiline mõte seisneb selles, et see meie oma, mis on meile antud sündides looduse poolt kaasa ja mis on meie endi jaoks, see kõige, see on meie jaoks, see on meie oma ja järelikult me saame temaga teha iseendale ainult head. Niimoodi rusikatega taob läbi. Enda väitel saavad nad rahu, tasakaalu, enesekindluse. Ütleme meelerahu, et see on niivõrd füüsiline protsess, see hääl, ta läbistab kogu meie keha, et ta on midagi, ma ei oska paralleele tuua, ta on nagu massaaž mõnes mõttes nagu meditatsioon, nagu asuun võib-olla. Ja paljud on öelnud, et nad julgevad, kas või seltskonnas õlleb juurde, enne julgenud suudki lahti teha, nüüd lõõritavad sünnipäevadel inimesed imestavad, kuule, sa oled suud haluti teinud. Ja kui inimene on koodis, see tähendab, et kõik meeled on välja lülitunud, ta ei kontakteeru enam ühiskonnaga, ümbruskonnaga, teadvusetu, siis on ainukene, mis võib teda koomaseisundist välja tuua ja ka surevat inimest veel tagasi. Ja kõige parem, kui on teada selle inimese mõni lapsepõlve lemmiklaul, mis talle siis on südame lähedal. See läheb talle siis kohale. Mulle kullas südan, ostakord tahtsin ma, sest et sa olid minule kallis, sest et sa olid hea. Minu Toomas paneb mind, ai on nii naljakas, tere sa mingi värdjas ju, tere sa mingi rood peas ju, sul ei ole muid sõnu lihtsalt peas ju. Tõmba nahku üldse sind ei ole vaja üldse siia channelisse, keegi ei taha siin, me teame kõik, et sa oled siuke loh.